leidis ema tütre hoopis EMO-st, kus ta siis oli mingeid ravimeid ostnud ja nendest siis üledoosi saanud. Otsingud olid meil veel pooleli, kui tuli Tartu kesklinna Charlie prioriteediga väljakutse, et ringi liiguvad 2 meesterahvast, kellest üks kannab endaga kaasas relvaloolistese. Tartuga tulid Charlie väljakutse Turu tänav 14. Ja Hansa Tartu 13 liigub koha siin kvartali kõrval. Mine sealt. Seppelini keskuse juures mees lahtise relvaga õhutuid. See. Kõla Tartu 13 on siin Seppelini ees juba. Ja Tartu 13 pidid olema 2 meest, ühelt sinipudel plastpassist, Seppelini kvartalas, ühelt pikem relvataoline ise käes. Seppelini Aura parklas. Saab. Kiire tule pääsi ja Seppelini palun. Viimane info, Aida ja Turu tänava ristmik. Aida ja Turu, oota. See on seal. Siin on olnud. Ei ole siin. Kuule, kiirelt nägid midagi või? Sõitsime parasjagu keskuse parklasse, kui meid märkas teataja. Ta tuli meie juurde ja andis meile lisainfot meesterahva liikumise kohta. Tere! Teie helistasite või? Okei, nii. Ma tegin õppesõitu. Jaa. Ma nägin siinsamas Aida tänaval. Mina tulin autoga peatama, tulid sealt õhubussiga. Okay. Aga ikkagi täies mõõdus ja ehe asja. Vabandan, kui ma vaatan. Ei, selles mõttes, et sellistest asjadest tulebki teatada. Lihtsalt, kui te peaksite, ma ei tea, teie sõidate rohkem linnas, kui te peaksite kuskil nägema, siis andke uuesti 112 teada. Et me proovime nad üles leida. Aga aitäh!